Seeva on täielikult rakendanud Iraani sadamate blokaadi. Keskjuhtkond teatas, et ükski laev pole sisenenud ega lahkunud nendest Iraani sadamatest Hormuzi väinas. Presidendi blokaad suurendab survet sellele islamirežiimile, sundides seda võib-olla läbirääkimiste laua taha naasma, võib-olla juba lähiajal. Mina olen Harris Faulkner. Kas te olete Faulkneri fookuses? CENTCOMi ülem admiral Brad Cooper ütles, vähem kui 36-tunnise blokaadi jooksul katkestasid Ameerika Ühendriikide väed täielikult Iraani sisse ja välja mineva kaubanduse käsu alusel. Blokaad on sõjaline operatsioon. CENTCOMi andmetel osaleb selles rohkem kui 10 000 sõjaväelast, üle tosina sõjalaeva ja 10 lennukid. Ja see pilt annab meile väga selge ülevaate sellest, kuidas blokaadi Omaani lahes rakendatakse. Laht on suurim veekogu Hormuzi väina lähedal. See annab rohkem ruumi sõjalisteks operatsioonideks ja sellest vaatenurgast saavad meie sõjaväelased tuvastada laevu merel varem ning jälgida neid pikema vahemaa tagant. See jätab rohkem aega, et otsustada, kas laevad võivad edasi liikuda või peavad tagasi pöörduma. Ja see toimubki. President Trump räägib edusammudest tänu sellele, mida te seal näete? See on tegelikult olnud uskumatu. Ma arvasin, et see juhtubki. Nad reageerisid sellele isegi. Ma arvan, et teate, me hävitasime nad. Ja see tundub peaaegu olevat rohkem reaktsioon kui see, mis meil enne oli. Ma arvan, on peaaegu lõppemas. Jah, ma mõtlen, ma näen seda kui väga lõpu lähedal olevat. Tead mida? Kui ma praegu taanduksin, kuluks neil 20 aastat oma riigi ülesehitamiseks. Ja me pole veel lõpetanud. Vaatame, mis saab. Ma arvan, et nad tahavad väga kokkulepet saavutada. Endine Black Hawki helikopteri piloot ja pataljoni ülem leitnant kolonel Darren Kalba on esile tõstetud koos Valgemaja vanemkorrespondendi Peter Dusiga. Peter. Harris võimuesindajad siin Valges Majas kinnitavad. Või õigemini, nad tunnistavad kõrgeid bensiinikütuse hindu, kuid väidavad, et need oleksid võinud olla veelgi kõrgemad. Kui sa oleksid mulle öelnud, et naftabarreli hind on vaid $92, oleksin ma tõesti väga üllatunud. Õige? Ja tead, mida veel? Ma olen väga õnnelik. Ja see langeb järsult kohe, kui see läbi saab ning ma arvan, et see võib juhtuda üsna varsti. Nii et kui te olete targad, lõpeb see üsna kiiresti. President on kindel, et tema esmaspäevane hoiatus Hiinale mitte saata relvi Iraani, vastasel juhul kehtestatakse sanktsioonid, jõudis kohale. Ta postitas. Hiina tähistab seda, et ma avasin Hormuzi väina. Ma teen seda nende ja maailma nimel. See ei kordu. Nad ei saada relvi Iraani. President Xi kallistab mind, kui ma sinna varsti jõuan. Me töötame hästi ja targalt koos. Kas see pole parem kui võidelda? Aga pidage meeles, me oleme väga head võitlejad, kui vaja. Palju paremad kui keegi teine. Samuti kuulsime just, kui kaua võib aega võtta enne, kui kõrged bensiinhinnad langevad. Nafta ja maagaas. Ning just neid tooteid on Bideni valitsus püüdnud piirata, et takistada juurdepääsu rohketele ja odavatele energiaallikatele. Sinna tahab president meid viia koos energiajulgeoleku ning riikliku ja rahvusvahelise stabiilsusega. Ta töötab selle nimel väga kiiresti ja just sellest saavad väikeettevõtted pikas perspektiivis kasu. Ja koos deregulatsiooniga. Lööfler ja sekretär Scott Bessant on vähem kui 2 tunni pärast koosolekuruumis, väites, et Trumpi poliitikad panevad rohkem raha inimeste taskusse, hoolimata sellest, et bensiinhinnad võivad veelgi tõusta. Harris. Jah, maksude hooaeg. President valmistas seda ette selle intervjuuga Maria saates. Maria, ja tundub, et maksude hooaeg aitab seda kompenseerida mahaarvamistega, jootraha pealt makse ei võeta ja sellised asjad. Peeter, aitäh! Olen sellest ka varem reportaaže teinud ka eile, jälgides selle Iraani blokaadi kulusid. Nende majandus oli juba raskustes ja see näitab, kui palju nad on kannatanud ja miks see on nii tõhus. Ühtegi lasku pole tulistatud. Iraani režiim kaotab umbes $435 miljonit päevas, sest nende laevad ei saa Hormuzi väina kaudu oma sadamatesse sisse ega sealt välja sõita. See hõlmab 276 miljonit ekspordist, raha, mida nad oleksid võinud saada teistele riikidele müües. Lisaks sellele tabavad neid veelgi hallemad uudised inflatsiooni ja valuuta devalveerumise kohta.
Siin on veel sellelt teadlaselt, kes kogu analüüsi tegi ja keda ma olen jälginud. Ja siis neil on tõenäoliselt umbes 13 kuni 15 või 14 kuni 16 päeva jagu piisavalt naftavarusid, et hoiustada naftat, mida nad ei suuda eksportida. Kui neil saab hoiuruum otsa, siis peavad nad nafta tootmist vähendama. Nafta tootmise vähendamine ei põhjusta mitte ainult kahju nende nafta ekspordi või tootmismahule pikaajaliselt, vaid viib ka töötuse määra tõusuni. See on Iraani majanduse süda. See moodustab tead küll 70-80% Iraani tuludest, mida kasutatakse valitsuse tegevuse ülalpidamiseks. Nad tunnevad seda. Wall Street Journal nimetab seda blokaadi Iraani jaoks kriisiks. See ütleb, et majanduslik kahju on kohene ja ohustab režiimi, kui olukord jätkub. Meiega leitub nüüd leitnant kolonel Darren Cobb, Black Hawki helikopteri piloot ja pataljoni ülem RU. On rõõm teid siin näha. Vaadake, kas olete varem midagi sellist näinud? Tõkke tõhususele ja kiirusele, mitte kuulide tulistamisele. Harris kindlasti ei ole ma näinud. Ja tegelikult ma püüdsin meenutada, kui kaua oleme näinud Ameerika mereväge osalemas blokaadis, ausalt öeldes. Peaaegu ükskõik mis suuruses. Ja mul oli raske leida midagi hilisemat kui Ameerika kodusõda. Ja enne seda oli see umbes 1812 aasta sõjaajad. Sa võiksid seda laiendada ka võitlusele Berberi piraatide vastu Vahemerel. Nii et see on midagi, mis on alati olnud mereväe taktika käsiraamatus nende asjade hulgas, mida nad teha võivad. Me ei pea seda tegema ega ole ka olnud olukordades, kus oleks vajalik olnud. Nii et see ei ole päris ajalooline esmakordne juhtum, aga kindlasti on see esimene kord üle pika aja. Nägin täna hommikul. Pakistani sõjaväe juht saabus Iraani ja vahendajad püüavad nüüd korraldada uut rahukõneluste vooru USA, El Masri ja Iraani vahel. Kui see teoks saab, võib see juhtuda üsna varsti. Sinu kiire mõtlemine, sest see idee, mida sa juba varem mainisid, rahu läbi jõu, seda on president tõennud. Tegelikult see töötab sellel juhul ja võib viia rohkemate rahu läbirääkimisteni. Mis on sinu arvamus? Võib küll ja ma arvan, et rahu läbirääkimised on alati seda väärt, kui see võtab paar päeva kauem, pole sellest midagi. Ma eelistan blokaadi ja majanduslike tavajärgi, et sinna jõuda kui vaenutegevust. Esiteks, me ei taha kasutada Ameerika vägesid sellistes kohtades nagu Kargisaar. Ja blokaad on tõhusam ning saavutab samad tulemused. Aga kui me jätkame majandusliku surve avaldamist, siis võib-olla saavad Iraani diktaatorid aru oma tegelikust olukorrast ja istuvad läbirääkimiste laua taha, et jõuda tõelise kokkuleppe ja läbirääkimiseni. Ma olen siiski veidi skeptiline selle võimaluse suhtes, et nad seda teeksid. Aga alati tasub proovida selle asemel, et naasta pommitamiskampaania juurde. Viimased uudised NATO rolli kohta konfliktis Iraaniga. Tsitaat ütleb, Euroopa riigid plaanivad laiaulatuslikku koalitsiooni, et vabastada mereliiklus Hormuzi väinas, saates sinna miinijahtijaid ja sõjaväelasi. Kuid plaani rakendatakse alles pärast sõja lõppu ja see võib Ameerika Ühendriigid välja jätta. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik teatasid reedel toimuvast videokonverentsist, kus peaks osalema umbes 40 riiki, ning president avaldas täna. NATO ei olnud meie jaoks kohal ega ole ka tulevikus meie jaoks olemas. Ma tahan öelda, et see ei ole lihtsalt mõned sõnad, mida vahetatakse ühelt poolt teisele. See tundub päris. Tõesti tundub nii, Harrise. Olles töötanud põhjalikult NATO-ga mitmete riikide vahel, on kurb näha, kuhu see liigub. Ja see on suuresti Euroopa NATO riikide valik. Ja mitte niivõrd meie valik. See on väljakutse, sest NATO võiks olla väga positiivne, kuid sellest on saanud pigem poliitiline tööriist kui sõjaline liit. Minu jaoks on ettevõtte tulevik ohus. Kui nad tõesti tahaksid olla osa lahendusest, oleksid nad juba ammu saanud osaleda. Ja selle asemel ootavad nad, et meie teeksime rasket tööd. Tahtsin kiiresti ühe küsimuse esitada, sest ma tean, et sa oled võidelnud ja kahtlemata oled sa võib-olla olnud lahinguväljal või koos mõnede Briti vägedega. Mis toimub? Nad ei näe, et see eriline suhe Ühendkuningriigi Sikabi ja Eeva vahel on midagi, ilma milleta nad ei saa ellu jääda. Ma arvan, et see ongi poliitikute ja sõjaväelaste vahel lõpuks ja ma räägin siin just relvajõudude madalamatest tasemetest. Briti SAS ja teised jõud on maailma parimate seas.
meil on nendega suurepärased suhted, aga ma arvan, et nagu tihti juhtub, poliitikud segavad vahele ja suhe keerleb nende ümber, mitte meie ümber. Oleme minevikus uhkusega teeninud ja teeksime seda uuesti, kui kutsutakse. Loodan, et nad muudavad meelt ja saavad aru, et suhe peaks jätkuma. Ja see võib tõesti olla lähikulevikus positiivne, kui nad seda tahavad. kolonel Kalbi, suur tänu, et olite saates Fookuses.